You crazy mother. No tšau, minu nimi on Decentrix Ma olen Eotno. ja teie ees 4. osaga järjekorras siis Pokemon Ultra Sun and Moon Dual Lockiga teie ees. Eelmises osas väga palju sisu ei olnud, rohkem käisime ringi, fightisime ja varsti oleme juba suure tõenäosusega 3. partneri ees, nii et lähme aga jõudsalt edasi selle mänguga. Andsime Howli ilusasti pekse ja Just, ei jõudnud väga palju küsida tema käest, et how you doing, vaid pigem andsime talle ise vastuse, kuidas meil läks. Küll aga nüüd me oleme jälle jõudnud siia ukse ette. nii Lilli siin räägib meile, kui raske ta elu on ja ta peab mingisuguse professoriga maja jagama, kes on perv. Mis on huvitav on see, et nüüd kuna sul on Sun ja mul on Moon, siis nüüd on vastupidi, sul on pime ja mul on valge. Jaa. Et me oleme mängudes nii-öelda erinevates timezoone'ides. Ja mis on ka originaalmängudes huvitav on see, et kui sa nagu mõnda Pokemoni tahad püüda näiteks või nagu peale või ütleme post-game siis ma tean, et näiteks kui sa lähed sinna nii-öelda kosmosesse rändama ja nendest Galaxy Gate'idest läbi lähed, siis on sul võimalik teatud asju ütlema alla ja teatud asju püüdagi täpselt niimoodi, et sa pead reaalses ajas olema siis kas nii-öelda öösel olemas või sa pead päeval olema olemas. Muidugi sa saad seda nii-öelda cheatida, kui sa oma konsooli aja vahetad siis öösel või päeval, aga põhimõtteliselt on tehtud see süsteem, et ideaalis, kui sa ei tea seda, et sa võid oma konsooli aega ära muuta, siis sa peadki öösel ärkama ülesse ja minema tegema seda tegevust, et seda Pokemoni püüda ja ainult siis avaldub see Pokemon seal. Ja mul reaalses elus oli ka üks olukord, kus ma pidin õigel ajal, õige päeval, õige kellaajal minema, vist oli Pokemon Diamondis seda Driftloomi püüdma, see on see õhupalli Pokemon. Ta oli seal, mis ta oli siis, elektrijaamas vist jah, täpselt. Ja see oli vist reedene päev kuskil lõunasel ajal äkki, kui ma õigesti mäletan. Issand juba, mis see kukui seal teeb seal? Kukui! Nii, sa jõudsid juba allapoole või? Ma vaatasin, siin on mingi... Seal üks kutt tahab võidelda, aga ma arvan, et ma siin selle storyline'i teen ära enne. Olen siis, teen battle'i ka ära ja siis me... Nii, te saate vaadata nii kaua minu ekraani, mis siin story's käib. Just, siis on vähe põnevam, et ei jälgi samad teksti. Tõenäoliselt ikka siin on põnevus, nüüd tuleb mingi random Pokemon nüüd. Kevin Persian. Persian. Alolan versioon. Koledam versioon Persianist. See on vähe rassistlikum versioon. Yes. Millegi pärast on ta vähekene ümaram ka. On. Ta elab siin... Lynch, kuule, nii ei tohi kiisu. Bad That's a bad... kitty. It's a pussycat. It's a pussycat, yes. Bad cat. Bad cat. And it's dead. Nii. Tore oli temaga Pokédex. võidelda seni, kuni teda oli. Nii. It finally arrived. Siin on jällegi üks Pokeball. Jaa. Loodame, et sa ei pea jälle... Battlema Awakening. Nii. Vahepeal ma saan endale siin Pokédexi sisse sellise Pokemon nagu Rotomi. Siin on veel üks battle tulemas. Ürita ära hiilida sealt või siis... Või tee ta ära ja siis tee see story, et ma vaat samaaegselt siis, kui sinu story on, ma teen neid mõlemad battle'id ära. Nii. Check out my cute Pokemon. No vaatame, kui nunnu ta siis on. I'm really a man. Ja see on hoopis Jim oli selle kirjas. Jim Madison. Päris nunnu. Jah. Selle Talonflame on ju tegelikult hea Pokemon. Oli. No enam ei ole jah. Jah, nad rikkusid ära. Ta oli 6. generatsioonis OP. Nüüd siis, kui ma õigesti mäletan, siis selle ability muudeti ära. Ja kui nad on Fire Flying, siis iseenesest nagu täitsa hea typing. Muidugi nagu selles suhtes jah, sa oled mingi Wateri ja Ice ja elektriku vastu ja veel mitmete asjade vastu. Kivi on kõige hullem asi, 4 korda. Just. Aga iseenesest ta on kiire.
alguses mulle tundus, et ta tõesti nagu oh yeah, Rockruff. jah, maja väriseb ja. Maja väriseb. jah. Harder. jah, koera, noh, see on siis Pokemoni väärkohtlemine antud filmis. Side inimese ja koera vahel. kes sul seal kõrval on? Snubble ja mingi kiisu on sul seal kõrval? See on Stufful, see on Beware'i esimene evolution. noh, pre-evolution siis Beware'ile täpsemalt öeldes. Nii. Vaene Lilli peab seal redelist üles minnes elama magama. Just emme viskas ta kodunt välja või ta jooksis pigem sealt ära. ai, lunadisk on seal akvaariumis. Jaa. Let me see your Pokédex. It's a lodisk enne Korsola. Nii ma korrale vaatan selle Lilli nurgakese üle. sealt saab miskit? Siin saab raamat lugeda. They look pretty advanced. Lilli on tark. Do you have to go look it? Näe, ei pea. Ma lihtsalt tundsin huvi. It is rotom boy. Rotom jah, see on, tõmbleb väga palju, staatikat on palju seal. Them jokes. Oh! Polly. Gosh. Gosh. Gosh, Goofy. Pleasure to meet you, I am not nervous or anything, okei. See Rotom tuli nüüd minu Pokédexi sisse, jah? Jaa, elab seal nüüd. On su tüütu sõber nüüd. Kes hakkab igast asju näitama vahepeal. Jah, et hakkab sul rääkima, siis ta on enamus ajast kurb, nagu sa näed seal all praegu. Ja et seda kurvust ära kaasada, siis sa vajutad ta silma peale. Ja siis sa saad sellist asja nagu Roto-lotot kasutada. Ja ma olen isegi video pealt näinud seal, et sa saad mingi asja või? Ja, sa saad Roto Powereid, mis siis annab sulle erinevaid boost'e. Nagu näiteks, kui sa hakkad endal Pokemone tootma, breedima, siis üks hea kasulik power on see, kui paned käima ja siis ta vähendab sinu sammusid kuni muna haudumiseni 2 korda. Et see on nagu mõnus. Pluss sellised nagu elementaarsed boost'id nagu hitpointi taastamine, attacki pointide taastamine ja need on hästi palju, ma ei hakka neid vahetama. Nii, siin vahepeal oli mul kuuvarjutus, nagu ma õigesti aru sain. Tal peaks olema siis päiksevarjutus. Või midagi sellist. Vaatame, mis see ära varjutab. Ja kes selle ära varjutab. Ma saan aru, et ma tegelikult sinna üles ei pea minema. Ei pea. Okei, aga kuna ma pean üks aega parajaks tegema, kuna sa hakkad battle'it kohe tegema. Ja ma siin millegi pärast olen väga aeglane, sa spämmid seda nuppi ikka väga ohtralt. Yes. Kas sa lähed ka seda Gashi vaatama või? All või? Jah. Ta peksab seal oma kotti. Poli. Lappab kotte. Nii. Gash. See on nagu mingi Goofy. Yes. Jokk. Yes. Kohe näha, et siin on inimesed, kes on väga kultuuriliselt arenenud. jah, kes on panustanud mingi aja oma elust ekraani jälgimisse. Aha. Nii, Bronzong sai endale tule alla, temast sai katel. Ta vähemalt näeb selle moodi välja. Täpselt. Nii, minu starter jõudis ka level 9, nii sul on see mingi 10-11 juba, on ju? 10 ja 9 vist, kui ma ei eksi. See, mul on mõlemad 9 hetkel. Nii, ma lähen otsin selle poisi jõmpsika nüüd üles, kes tõenäoliselt on mingi naine või mees hoopis. Jaa. Siin on veel üks, ma jõuan siis selle pealt ette võtta, siin on poolalasti neiu. Ma tahan ka alasti neiu, oota. Ma ootan siis alasti neiu juures sind peaaegu et ära. Või siis tegelikult ma alustan seda battle'it samal ajal, sa tegid selle ära juba. Ma lähen seda poissi hiljem siis ahistama. Kõigepealt üks neiu, aga noh, ütleme, et tema... No mul on ikka selline... sul on väike laps, veid hullem. Aga see kusjuures on nägid ühesugused välja, neil oli sarnane... Jaa, sarnane riietus oli. Okei, see Ice sobiks praegu väga hästi.
ma siin off-screen mängisin ühte siukest browser-based Pokemoni mängu ja seal on õnneks see, et sa saad ise valida, kuhu map'i sa lähed ja vastavalt sellele saad oma Pokemoni arendada ja suht nagu lihtne iseenesest on, lihtsalt võtab aega, klikkimise vaev ja seal oligi, sain väga palju Rhyhornidega. Ainuke normaalne rünnak sai disable'it, et ma pean teda nagu mürgitama, sest et ma ei saa mitte midagi selle Godzillaga teha, tal on kõik normal type rünnakud. Ära tee mul haiget. Ma saaksin smokescreen'ida, et ta ei saaks mulle nii palju pihta. It's not very effective, kurab ma saan surma niimoodi. Flame body, jaa. Burned. Lisaks sellele, et ta kaotab nüüd iga käik elusid, ta rünnak on ikka pooleks. Burn, mother. Burn. We're not PG. Lase ikka sõnadel valla pidanud. Mine tea, äkki Juku mänguasja keskus soovib teinekord meid sponsoreerida. Nii, kas ma saan? Ei saa ikka emberit kasutada, ma pean ikka smoogima siin. Ma saan aru, et siin all meil ei ole tegelikult rohkem teha midagi, et üles ja tagasi, jah? Põhimõtteliselt, sa võid vaadata korraks sinna samas suunas, kus sa lähed. Korraks sinna, seal on midagi, jah, täpselt. Seal midagi on. Üks väike poiss, keda tüüdata selja tagant. Nii, defense fell. This Pokemon got me all crashed up. Ta otsib Water-type Pokemoni, so I can beat fire too. Mul läheb ikka väga aeglaselt see lahing. Kas tal on üks Pokemon või kaks? Tal oli üks minu mõnest. Selge, siis... Ma jõudsin ka vahepeal väikse fightingi. See on selle Pokemoni mängu nii-öelda uus Pokemon, seda Sunis ja Moonis ei olnud. Kuule, aga mul on nüüd vahepeal tegelikult see küsimus, et see kõik on ikka üks root, on ju? Ei ole või? See on nüüd küsimus. Peaks olema küll, see on Route 1, peaks olema üks Route 1, jah. Et isegi kui me läksime enne paremalt üles ja nüüd me läksime alla. Ja, see on suht suur Route, et ma olen üpris kindel. Teeme siia väikse cut'i nii-öelda videosse, enne edasi läheme uurime kohe ära, kas see on Route 1 või ei ole. Okei, me uurisime järgi, me oleme ikkagi Route 1, et see on lihtsalt selline nii-öelda alakategooria Route 1-le. Ehk siis ei läinud nii hästi, ma ei saa endale Ultra Beasti. Ma võin selle rahulikult südamega ära tappa, aga võib-olla samas ongi hea, et ma seda ei saa, sellepärast et muidu mul hakkaks mingi OP tiim kokku tulema, mis on nagu, noh. Iseenesest see pole halb, sest et meie vastasel võivad ka kunagi OP tulla. Jah, samas küll, jah. Mis selle Poipolei typing on, tead sa? Ma tõsiselt jään selle vastuse võlgu, ma pole temast üldse huvi tundnud. Poipoli. Nii, ma tulin sellise mõtte peale, et ma panen enda Godzilla sisse, mis siis, et tal ühtegi mõjuvat rünnakut ei ole, aga ta on tanky as fuck. Ma saan aru, et me jõuame siin pärast mingi hetk kuskil uude kohta. Jaa. Ta ei viinud kuskile sellisesse nagu tähtsasse kohta, aga ta nagu, ma tean, Sunis Moonis ta viis sinna kohta, kus sa said Necrozma. Selles mängus seal Necrozmat ei ole. Okei. Järgmine fight, keda ma ei saa ja see, keda ma ei saa, on selline Pokemon, keda ma ei tahaks elu sees. Kui suures ma tahaksin ta Evolution päris peal tegelikult. Saad Riga, jah? Mulle on kusjuures terve mängukarjääri jooksul absoluutselt ei meeldi. Kindlasti teile meeldib minu see puldik lõbin, on ju. Siis spämmin seda ilusti. Proovin võimalikult vähe seda üles lasta. Sest ei kuule. Nii, aga ma siin jätkuvalt ootan. Teeme asja vähekene lihtsamaks. Ma niikuinii pean siit heedi hiilima korra. Olgu siis praegu või pärast lahingut. Aga point on see, et ma tahan seda lõpetada. Ja mina siin vahepeal. Sa saad chillida ja rääkida inimestega. Just, mina saan vahepeal vaadata rahulikult garaažis seda autot, mis meil seal avaneb, kommenteerida sinu gameplay'd, mis mulle seal kõrval avaneb, kuidas su Dithead üritab Dustnoiriga, kes on sinust 5 korda suuremat, et hakkama saada, aga see on õnneks läbi. Lõpuks jah, et ma oleks võinud tegelikult seda varem teha, et lihtsalt switch'id ja tagasi panna märki. Sul on mõlemad level 10 või? Ei. Üks on level 10? Teine on... No, see on oma sõnu. Mõlemad on level 10. Nii, et kui ma nüüd ei eksi, siis meil on mõlemad sama või?
Jep, mul on ka mõlemad. Nii, ma lähen... Oota, siin oli keegi, kes tahtis lahingut, teine? Ei tahtnud lahingut. Ta lihtsalt ütleb sulle, et tal on kõik grass type'id, aga ta tahaks ütle water type'i. Okei, ma siis lähen seda bossi väike tüütama. Õige. Ja alustan... Oota... Jah, õige kohe. Okei, ma näen ka, mis mul siin raati peal on. See on esimene encounter. Vespi Queen. Vespi Queen. See meenutab Digimanis ka, seal on ka üks sarnase ehitusega Digimon, kes näeb kole välja, aga ma mäletagi, mis ta nimi seal on. Ma üldse ei üllataks, kui selle nimi olekski Beamon. Tõenäoliselt oligi. Kõlab tuttavalt. Muidugi sellel siis kui ma vajan Beamon sisse, siis tuleb keegi Karen Beamon siia otseselt, aga... Just nii, ma lõpuks jõudsin selle poisini, kes on tegelikkuses... Ta on spioon. Ta on pisut suurem poiss. Või ta vananeb väga kiiresti. Ja mul veab nende kummitustega. Ja see sinu konkreetne asi iseloomustab natukene Waspmoni. Waspmon või siis Tiger Waspmon. Tegemist on ühe kõige tüütuma Digimoniga minu jaoks, sellepärast, et kui sa mängid sellist mängu nagu Digimon Story Cyber Sleuth, siis seal on seda palju ja sul läheb keeruliseks, ma vaatan. Ta kasutas knock-off ja kuna mu Macpi peal oli item, siis knock-offi rünnaku tugevus on kahekordne. Nii, ta nüüd teeb mu elu väike tüütuks, aga ma arvan, et selle rünnakuga ta läheb nulli. Võib-olla ajab mingi üks hitpoint alles. Ja nulli. Crit, yes. Good, see Bennett on kodu. Ja nüüd see oli nüüd trainer battle või? See oli trainer battle, jah. Huvitav, et sa nüüd oled juba nii hästi ette jõudnud, et 11-10. Jaa, ma isegi ei kujuta ette tõenäoliselt see random Pokemoni experience, mis sa said sealt. Nii. Nii are we going up? Jah, et ma arvan, et me läheme seda kaudu ülesse. Või siia Pokecenterisse või? Centeri õigus. Seda kaudu peame minema, sul on õigus. Yes. Nii, Lilli nüüd tutvustab meile Pokecentrit ja ma arvan, et kui see tutvustus on tehtud, siis kuidas meil ajaga siin on lood? Me saame veel teha. Just, arvestas veel, et me vahepeal siin saime 1,5 minutit otsida, kas see on Route 1 või ei ole. Et meil on veel siin nõks varu. Ja isegi ei ole asi võib-olla selles, et me nii ontlikult hoiame kinni selles ajastammis, et see peab olema täpselt selline, vaid lihtsalt mugavuse mõttes ise ka ei vitsi YouTube'is kaua videosi vaadata ja võiks mingi ühtne nagu pilt olla, et mitte et üks video on 15 minutit ja teine 30 minutit lihtsalt selle pärast. Nii, ma korra vaatan seda shopi, mis siin on. Aga selles suhtes peab andeks paluma kõigi ees, kes tahaks story't jälgida. Seda otseselt ei saa selles mõttes jälgida, et me väga ei näita teile teksti. Just. Kui te just ei ole äärmiselt kiire inglise keele lugeja. Ma juba restisin. Fuck you. Nii et, aga kusjuures mulle meeldib see, mida ei ole teistes nagu mängudes, see on väga äge. Et nad hüppavad sul niimoodi sinna peale. Ekraanile, jah. Nii, mis sul seal Poke selles oli? Seal on kõik tavalised, et edasistes Pokecentrites on 2 kuti kõrvuti. Oi, kui palju raha on tekkinud siin. Saad endale, tegelikult peaks ostma rohkem potion'id varuks, et kui meil tuleb tõesti mingisugune mega või legendary vastu, et me jumala eest peksa ei saaks. Just, ma ostan siin 5000 eest endale kohe ära ja... Nii, ma ostan väikene Pokeball ka juurde, kui tuleb mingi legendary, siis tõenäoliselt läheb neid päris palju. Potion'id... ma ei tea. Mis võib jama olla... Antidote võiks vähemalt üks olla. Awakening iseenest... See kaob ära õnneks. Burn ei kao ära. Ice Seal kaob. Repel, kui me ei taha vastaseid, me ei tea, kas on praegu vaja. Tavarepel on suhteliselt tüütu. See saab kiiresti otsa. Jah, ma arvan, et siin... Praegu ärme kuluta, siis ma arvan. Nii, vahepeal teeme kena salvestuse. Nõnda. Ja no nii. Nüüd oleme treeneri koolis.
Trainer School läksid juba üles ära või? Ei, sellest vasakule, jah. Okei, ma oleks juba valesse kohta läinud. Nii, seal üks Taurus takistab meil sinna poole minemast, linna poole minemast. Nii, ja trainer kooli sisenedes. Nii, Route 1 Trainer School. Siin ongi nüüd see küsimus, et kuna tegelikult see kõik on Route 1, aga see on nii suur raud, et kas me peaks püüdma või mitte. Aga kuna me ikkagi üritame võimalikult palju reeglites kinni pidada, mis on Nuzlocke reeglid põhiliselt, siis ärme tee seda. Just, et vaatame, kuidas meil tulevikus kunagi motivatsiooni on, et kui me mängime vanat mängu, iseenesest mina oleksin väga huvitatud Omega Ruby'st ja Alpha Sapphire'ist lihtsalt selle mõttega, nagu ma ütlesin, et ma ei ole lõpuni jõudnud kunagi, ma olen seda nii palju alustanud. Et sellistes mängudes on rohkem eraldatud sul need route'id ka, et sul on seda püüdmislõbu on nagu rohkem. Et siin me selle ühe saime kätte, tegelikult täitsa okeid partnerid isegi. Et nüüd on lihtsalt, me saame neid kaua siin taltsutada. Siin kas mõni nendest treeneritest on battle ka või? Jaa, et me peame nüüd, kui ma ei eksi, vist võitlema kõigiga ja siis seal väljaku keskel see sama kutt, kellega juures oled, tema on siis need see final battle. Ma kohe vaatan selle maja sisu üle. Just thinking mouth. Ja sinna üles vist hetkel ei saa. Kohe. You obtain a quick claw. Põhimõtteliselt, kui sa kohtled, siis räägi kõigiga. See on selle mängu üks osa küll, et kõik, keda sa näed. Leidsin lahingu. Kui sa lähed sinna sisse, see üleval vasakul nurgas, see tüdruk. You want to battle, eh? Yes, ta mingi metapood. Look at my metapood, aga tegelikult Octillery! Oi, oled see puualasti neiu hoopis. Kellel on Horsi. Ja sul oli special Pokeball tema jaoks, ma vaatasin. It's very nice. Nii, Octillery vesi ja vist oli kivi ka, ma pole kindel. Igatahes mõlema mu Pokemonid ei ole sobilikud selle maa võtmiseks. Loodame mürgi avoided normaalne. See, vist ma kaotsin oma itemi ka, kui see kasutas knock-offi, ma pole kindel, korra vaatan. Ei kaotanud, ikka läks mööda. Nii, Godzilla, sa oled väge tänki, mul juba Magpie sai korraliku löögi sisse. Nii, aga mina jään praegu siia ette seisma, oodates ära sinu battle'i lõppu. Sul on nii lihtne lihtsalt Dragon Rage ja fuck it. Jep, kahjuks küll. Stomp, mis kui sa teada, kas see on rock type või mitte. Jätab selle suure põnevuse ära. Ma ei saa isegi ennast tunnistada Pokemoni veteraniks. Why not? Sest et ma isegi määleta selliste vanade Pokemonide type nagu Octillery. Come on. What the flinchis, ma mõtlesin, et kui ta nüüd surma ei saa, siis Aurora Beam, mis ta kasutas, siis ta tapab mind, sest see on 4 korda efektiivne. Õnneks Godzilla jõudis ette ja flinchis nii, et all good. You get to live another day, another episode. Thank you, Mia. Nii, ma arvan, et nüüd me lähme välja sinna selle kuti juurde. Ma pole päris kindel, aga siin ükski ei taha meiega võidelda. Aga seda kõik järgmises osas. Just. Ehk siis järgmises osas käime selle Trainer School'i läbi. Ja olen seda pikka aega teile lubanud, aga äkki lõpuks jõuame ka mõne järgmise ruutini, aga see on hästi suur siin, et ärge veel oodake. Jah, aitäh, vaatasite. Aga ma arvan, et ma küsin teilt küsimuse ka. Küsime sellise küsimuse, et mis on teie lemmik Pokemoni generatsioon? 1-7 siis. Väga sisukas küsimus. Nii. See eeldab nüüd pikaajalist mängukogemust või teadmist üldse, mis Pokemon, mis gennis on. Ja vähemalt seda, et millised kogumikud võib-olla üks Pokemon ei ütlegi. Aga minul selles osas on lihtne. Gen 3-st üles ma niikuinii ei lähe, sest need on esimesed 3 geni on need nii-öelda minu genid, mille najal ma olen väga palju mänge mänginud ja animet vaadanud ja ma ütlen ausalt peale mingi Gen 4 või 5 läks anime ka suht koledaks ära. Jaa, nõus. Et ma ütleksin, nostalgia mõttes Gen 1,
aga samas siis ei olnud ka anime veel nii ilus. Et samas ma ütleks, oota, mis Gen 3 starterid olid? Torchic, Mudkip ja Trico. Aga ma arvan, et ma ütlen Gen 2. See on päris hea. Gen 2 selles mõttes, et anime oli tore, Pokemon Go peal tulid toredad Pokemonid veel ka juurde. Ja sul on nagu Gen 1 kõik olemas, kõik nostalgia ja natuke veel lisaks. Päris äge. Ma arvan, et kui ma peaks valima, siis suht kindlalt ma valin Gen 4. Lihtsalt sellepärast, et see oli esimene generatsioon, mida ma sain mängida arvuti peal Nintendo DSi emulaatoriga. Tuli siis Diamond ja Pearl ja lõpuks Platinum, jah? Vist oli, on ju? Jep. Ja siis ma lihtsalt armusin kõikidesse nende starteritesse eranditult. Et kui ma näiteks, tegelikult Gen 3 on ka selline teine favoriit, ma põhimõtteliselt ütleks. Aga kuna mälestused on nagu eredad sellega, siis pigem Gen 4. Mälestusi täis on ja selle rõõmsa noodiga lõpetamegi selle ära, nii et kui meeldis, jätke pöia üles ja väike subscribe, andke kommentaarides vastust teada ja kohtume järgmises osas. Tšau. Tšau.